okei, sõbrad, ja tere tulemast jälle ühte vlogi. Ma vlogin tänasel neljapäevasel tööpäeval kell 8:40. Sellepärast, et me käime praegu tööl ära. Lähme ühe autoga tööle. Nils viskab minu ära, siis läheb ise tööle. Ja siis pärast seda me lähme Rootsi kruiisile. 6 läheb meil laev, kohvrid on meil pakitud pagassis ja oleme valmis väikseks minipuhkuseks. Muideks, praegu on Stockholmis. Ma nägin Instagramist ja Facebookist, et Joe Saag ja Oli White on praegu Stockholmis. ma muidugi ei näe neid, aga kui ma näeks, ma hakkaks sõpma lihtsalt. Nils ei tea muidugi, kes need on, tal oleks täiesti, Nils vaataks nagu sisse. Kas te olete oma arust? Ma arvan, kui varem ei näe, siis järgmises klipis ikka näeme. Tahtsin seda öelda, et ma unustasin sushi pulgad võtta. Tegelikult. Nils ostis meile sushit esimeseks õhtuks nagu, et me ei peaks kohe kuskile restoranis jooma minema. Aga ta unustas sushi pulgad võtta. Töö peab see läbi. See on osa. Tegelikult ei saanud veel, kella on alles 4:12. Aga me lähme nüüd sadamasse. Me oleme nüüd oma kajutis, mis on täiega lahe. Siin on täiega suur aken. Ausalt ka see aken on nagu mega suur. Mul ei ole kunagi vist kajutis nii suurt akent olnud. Meil on sellepärast veel eriti lahe kajut, et meie kajutis saab voodid kokku lükata. Ma ei ole kunagi siukses kajutis ka olnud, kus saab nagu, meil on siin nagu 2 seda ühe inimese voodit ja need saab kokku lükata suureks voodiks. Meil on siin ka mõnusad söögid, sushi ja siis hakkame paadiga sõitma. Hello people! Ühesõnaga, kell on kohe varsti 7, kell 6 tuli laev välja. Õues on juba täiesti pime. Ma ei saa teile vist isegi näidata väga õue enam, sest te näete ainult mu peegeldust. Ja, ühesõnaga, me oleme juba merel, mitte veel avamerel, aga me siin puhkasime natuke aega, tegime oma selle suure voodi. Vaadake, see on nii cool. See on ju nagu täiesti uus laevaelamus. Me lähme nüüd lõpuks kajutist välja ja siis me lähme poodidesse ja siis me lähme pingat mängima. Pinga on laeva peal üks mu lemmikuid asju. Lubasin, et ma võtan midagi magusat, sest ma tahan väga-väga midagi magusat. Ma tavaliselt ei söö väga. Ja siis ma mõtlesin, ma tahan võtta midagi sellist, mida ma ei ole kunagi varem söönud ja ma vaatasin kõik läbi, mis siin magusartis on. Ja mul on valik. Nii, näidake valida nüüd. Esimene valik on selline pakk. See näeb nii äge välja lihtsalt. Sellised nagu valge ja piimašokolaadi nagu siuksed kommikesed, siuke hea väike pakk. Võtame selle sealt cookie cream. Cookies and cream. I got you! See on nii hea väike pakka. Vaadake, Nils on nii suur, see pakk on nii väike tema juures. This will go into the muscle. Muusika on nii naljakas. Me istume siin põhipeosaalis ja siin all on täpselt 0 inimest. Teeme selle šokolaadi teistest ära. See on lind. Ja hello, my name is Cookies and Cream. Nice to meet you. I'll make your tummy yummy. Pakend on ülituus. Lõhnab nagu see advendikalendri šokolaad. See ei ole ju hea algus. On, mulle vaitseb täiega advendikalendri šokolaad. Üli hea. Nagu Milka veits. Täiega. Üli hea. Soovitame täiega. Ma ei tea, kas sul ka oli nii, kui sa olid väike, aga kõige ägedamad šampoonipudeleid, mida kunagi kuskilt saada ei olnud, olid need nagu, oh gosh, sul see oli kodus. See oli lihtsalt nagu siuke, et sul käisid sõbrad külas, sa olid nagu, oh my god, vaatame šampooni.
šampoonipudel maksab 10 €. Sul oli ka nii või? See oli nagu šampoon / mänguasi, saad aru, see saab tühjaks. See on mänguasi. Ülim ju, ülikuul, ülilahe. Ma siiamaani tahaks seda. Aga ma raatsin küll osta mingit 10 € šampooni endale. Elsa, Anna. Elsa, Anna. See on see. Oh my god, tuleb vaata neid. What? Vaata. Huulevalsamid. Kust sa pärit oled? Tallinna Original. Hei ja tere hommikust. Praegu on meil siin päev 2. Kell on Eesti aja järgi mingi 9 läbivaid. Ja kohaliku aja järgi siis 8 läbi minu meelest. Nii lahe on vaadata neid saarekesi, mis siin mööduvad ja need majad on siin nii lähedal. Oot siuke tunne, et tahaks ise siin elada. Nils on praegu duši all, ilgelt solistab veega, ma ei tea, et siukest te kuulete, mida rääkimas või mitte. Aga teleks käib meil ringvaade. ETV on siin ilusti olemas. Ja kohe varsti lähme hommikusöögile. Minu meelest on alati nagu laevades suht raske magada või ma ei tea, need voodid on nagu no ei ole ikka päris siuke mugav voodi nagu kodus, et on siuke kuidagi õhuka madrats ja siuke suht kõva on ju. Öösiti on ju Rootsi laevadel ka peatus seal kuskil Ahvenamaa kandis ja siis keset tööd on jälle nagu laeva tõmbab kõik mootorid maha ja mingi ta on siuke, et me käime hommikusöögi ära. Siis me üritame panna endale õhtuseks bufee õhtusöögiks kinni lauda, sest muidu on seal niimoodi, et kui sa lauda ei pane, sa võid sattuda istuma mingis täiesti random inimeste lauda või mingis imelikku kohta. Siis me lähme ostame endale infopunktist ära metroopiletid ja siis kui me lähme linna, ma tean, et Nilsi põhiasi, mis ta alati Stockholmis tahab teha, ta tahab käia Burger Kingis. Mina tahan minna jälle Starbucksi. Teine koht, kus ma tahan minna, on Sephora Bibliotekskartanil ehk siis ühel suht poodide tänaval asub Sephora. Ma olen ühe korra Sephoras käinud ka, kui me Roomas käisime ja seal müüakse ikka nii lahedaid nagu brände, et tahan üle vaata, mis seal pakutakse. Me nüüd kõnnime laevast välja. Mööda lõputuid tunneleid. Ja meil on nüüd mingi 1,5 kiltsa sinna rongijaama. Aga mul on mingi julm jalavigastus juba nädal aega, siis me oleme slow as hell. Longin vaikselt metroo peale ja siis üritame linna jõuda. Me oleme nüüd täiesti kesklinnas. Tulime metrooga paar peatust. Väga lihtne on ikka tulla seda linna. Ja otsisime muidugi kohe oma Starbucksi, aga mida ei ole, seda ei ole. Seda on Starbucks, seda ei ole. Ei viitsi väga palju otsida ka, et võtame hoopis siin on järgmine. Nii et me tuleme siia hoopis. Võtan alati siit Wayne's Cafe'st endale. Me oleme shoppingutuuril ja me oleme River Islandis. Ja siin on nagu nii palju lahedaid asju, sest nagu, ma ei tea, see võimalik on lihtsalt. Nils valib endale seda pikka kampsunit, see on üli lahe, näeb ta seljas välja, aga ta juba võttis selle ära. Me lähme nüüd mulle rahakotti valima, sest teadupärast on River Islandis maailma kõige ägedamad käekotid, rahakotid, nii et rahakott on ribadeks, lihtsalt ribadeks, seda ei ole olemas enam, nii et me oleme mingil lahedal väljakul, kus on väga kallid poed, mingid Hugo Bossid, särgid, värgid. Siin on täiega nunnu mingi kohvik, siuke kahekordne. Üldiselt on siin Stockholmis ikka nii mõnus, tõsiselt mõnus. Inimesed on kuidagi nii chillid. Keegi ei vaata siin niimoodi judgmentalilt nagu Eestis. Tee mis tahad. Vaadake, kui nunnu see kohvik on siin. Ei lahe. Mõtlesime muidugi, et tuleme teeme siin lihtsalt nagu seda akna shoppingut, et vaatame asju, midagi ei osta, kogemalt ostsime mõlemad asju. Mina ostsin HMS seeliku River Islandist rahakotti. Ja noh, teada-tuntud seelikute sõltuvus on mul niikuinii, et Nils ostis endale ühed jalanõud, mida ta on väga ammu tahtnud. Ja siin oli ta täpselt 50% odavamad kui Eestis. Inimesed on siin nii ilusad, kõik on nii sõbralikud, toredad, näevad nii head välja. Ja vaadake, mis poe me nüüd leidsime Sephora, yes. Oh my god, ma näen siin siukest brände. Siin on mida? 50%. Näete seda või? Kat Von D. Oh my god. Okei, ma lähen siis, näeme hiljem. Ei tea, kus me nüüd oleme, me täitsime Nilsi unistuse. Vaadake, Nils on nagu rootslane muu mütsiga.
üldse, me oleme Burger Kingis praegu. Mis võtsid Nirs? Topelt Whopperi heinesuure. Mina võtsin endale Sprite sira. Sest Eestis ei ole Eestis on cola sira, siis ma mõtlesin, ma proovin Sprite sira ja siis ma võtsin endale kanapräpp. Siis me sööme ära, siis me ilmselt jalutame võid sööle, siis mingi aeg hakkamegi tagasi sõitma metrooga, sest me oleme tegelikult juba päris väsinud, selg on väsinud, kõik märgid sellist. Nagu mõnus on siin. Ühesõnaga nüüd head isu meile ja näeme varsti jälle. Me jõudsime oma kajutisse tagasi, oleme väga väsinud suurest shoppingu tiirust. Ma ostsin endale River Islandis sellise suht õhuka nagu ümbriku stiilis rahakott, väga ilus kuldne. Ja siis ma ostsin endale H&M-ist soodukaga 10 euroga A-lõikelise, vaat selle seeliku teate küll nagu praegu moes, natuke 70 stiilis. Ma olin seda tahtnud kogu proovida, aga need on suht kallid nagu Eestis oot kõik, kes ma ei ole raatsin isegi proovima hakata. Sellise, väikse. Ma Sephoras muidugi lihtsalt nagu valisin mingi tund aega endale mida osta, aga seal on nii kallid brände müüakse ja väga-väga cool asju, mida Eestis ei ole. Aga ma ei raatsin lõpuks midagi osta. Ja siis ma ostsin endale Sephora enda toote, mis on siis nagu translucent ehk siis läbipaistev puuder. Nils, meie põhiline rootslane, ostis endale H&M-ist 5 eurtsiga mütsi. Mida ma enam kunagi ära ei võta peast. Sest see näeb nii cool välja, on ju. Ja siis, nagu ma teile juba rääkisin, siis ta ostis oma need mingid Adidas Tubulaared, mis ta sai pool odavamalt, kui need Eestis müüakse. Need on nagu siis krõpsuga. Ja nad näevad päris lahed välja, see tald on nagu kummid, nagu läbipaistvust kummist. Nii et nad on nagu fresh kiks joo. Me tahtsime tegelikult täiega minna kuskil toidupoodi, et osta nagu mingid Rootsi sööki või mingid lahed asju, millest videot teha teile. Aga me ei leidnud mitte ühtegi toidupoodi linnas, nagu null. Isegi mingit väikest, mingit butiik toidupoodi, mitte midagi nagu. Ma ei saa aru, siin on mingi täiesti teine toidupoodide kontseptsioon, et kas on täiesti linnast väljas mingid suured nagu hallid või ma ei tea. Ma arvan, et jah. Mööda on läinud jälle mitu tundi ja me nüüd säitsime valmis ennast õhtusöögiks. Me lähme siis Rootsi lauda. Me tulime nüüd oma Rootsi laua kattele, aga meil on üks probleem. Nimelt me ei ole kõht absoluutselt tühi. Ja see on väga-väga suur probleem, kui saada Rootsi lauast, seepärast, et siin teadupärast süüakse nagu väga palju. Me käisime nüüd seal Rootsi lauas ära ja see on võimatu, mu kõht on nii täis, et ma lihtsalt nagu tahaks kuskile kerra tõmmata ja nagu I can't even. Mulle tundub, et see tase nagu Rootsi laua söökide osas on täiega üles läinud, sest et ma ei tea, vanasti tundus, et lihtsalt on visatud kokku mingi ilge hunnik nagu mingid suvalist sööki on ju, aga need asjad, mis mina võtsin, olid väga-väga head. Ma sõin hästi palju lillkabust. Igasugusel erineval kujul nagu lõhet ja kalamari ja saiu ja igasugust asju. Ülihead olid need kõik. Ma ei usu, et väga pikk õhtu täna tuleb. See on oma tassinud. Nii et kui enne ei näe, siis homme näeme. Hello people! Täna on meil 3. päev, me oleme tegelikult Eestis tagasi juba. Ja me tulime just laeva pealt maha, kell on mingi 10:30. Ja me tulime, kuna meil kodus ei ole mitte nagu ühtegi asja süüa, 0 asja süüa. Siis me tulime Cafe Violi brunchile, ehk siis breakfast lunchile. Tore, et vaatasite meie väikest Rootsi reisi. Ja näeme jälle järgmine nädal.